Tere, tulge edasi ja võtke istet. Toole saab vist juurde tuua, kui neid puudu jääb. Tere. Jaa, tervist. Tore on koguneda jälle selleks, et rääkida värskest raamatust. No, ütleme, väga värske ei ole, natukene aega on juba ilmunud, aga ikka selles mõttes suvine. Jah, selles osas on õige. Minu Kuressaare, uhkelt iseseisev, autoriks on Nele Pesti. Ma ammu ootasin, et aplausid kohane. Et ma ammu ootasin, et keegi kirjutaks ometigi Kuressaarest selle raamatu, sest Kuressaare minu jaoks on olnud niisugune ikkagi natukene nagu mitte kättesaamatu, aga kauge. Ma mõtlesin, et kui palju ma üldse Kuressaares käinud olen. Eesti NSV ajal vist 2 korda õnnestus, kõik see lubade värk ja need asjad, eks ole. Ja ega ma hiljemgi rohkem käinud ei ole, ütleme, et ma võib-olla olen mingi 6 korda elus käinud ainult Kuressaares. Nii et Eestis on inimesi, kes käivad võib-olla mõne välismaa linnas tihedamini, kui nad ka Kuressaares käivad. Aga sinu jaoks on Kuressaare olnud kodulinn ja kuidas ta praegu on? Praegu just nimelt jälle on kodulinn, et on ikka olnud pikki perioode, kus ta on olnud selline nagu see lapsepõlvekodu, kuhu ikka käia. Aga jah, see kohtade kaugus sinna jõudmine on huvitav teema. Et tegelikult Tartu ja Lõuna-Eesti paistavad sealt Saaremaat vaadates ka hästi kauged. Ja ma mäletan küll, et kui ise sai siia ülikooli tuldud, siis ikkagi ka tuli Raekoja platsil korra üle küsida, et kus pool see peahoone ülikooli siis ikka jääb. Et samamoodi, ega need sidemed alati nii tugevad ei ole. Ma ei ole isegi Kuressaares käinud nüüd peale seda, kui see kesklinn jälle korda sai, siis kui ma viimati käisin, siis oli seal tohutu remont ja asjad. See asi on nüüd korras juba. Loodame, et on. Praegu on ju teemaks need paduvihmad, et esimene paar kuud peale remonti esimesed paduvihmad näitasid siiski need nõrgad kohad ära, aga nüüd on vist juba tehtud vastavad uuendused ja võib-olla enam ei ujuta üle esimese korruse kohvikut, nagu algul juhtus. No tegelikult on sellest ehitusest ka päris kohane selle raamatu kontekstis rääkida. Räägi natukene oma vanaisast ja kuidas ta seal nende munakividega seal seotud on, mis Kuressaares on täna. Praegu vist enam ei ole, aga oli. Jah, need munakivid on natukene selliseks sümboliks said endalegi üllatuseks kirjutamise käigus, jah. Et kui nüüd uuemast ajast otsast pihta hakata, siis selle sama keskplatsi uuendamise käigus, mis on siis osa projektist Eesti Vabariik 100, väikelinnade keskplatside uuendamine, tuli välja selline ime-kaunis munakivi sillutis Kuressaare peatänaval keskplatsil. Huvilised jõudsid seda ka korra niimoodi piiluma, kes siis parajasti juhtusid seal olema või siis õhtuste uudiste abil Margus Muld oli kohal ja oma mõnusas Saare murrakus seda näitas. Ja siis kuidagi oli ikka nagu see momentum, ma ei tea, ma arvan, et paljud meist kuidagi eeldasid, et muinsuskaitse sekkub, midagi loomulikult juhtub, peatatakse ja ööpäev hiljem olid need kõik juba läinud, kõik juba üles võetud ja tuli see nii nagu plaanikohane oli. Jah, minu vanaisa, kes on Saaremaa keskelt pärit, Aeska külast pärit mees, kes ilmselt mereäärdadel palju asja ei olnud, olles saarlane nagu see võib üllatada paljusid, aga on ka selliseid saarlasi, kes on terve elu nii ära elanud, et polegi merd näinud. Nüüd oli üks proua just, rääkis ülivoodil. Tema kolis Kingisseppa siis tollal 1950. Või äkki oli veel 49. aasta. Ja siis jah, üks paljudest töödest, mida tuli siis teha, oligi siis see kivide lõhkumine ja nendest tänavakatte valmistamine, mis oli selline tervist lõhkuv töö. Kasutasid selleks Anu Kiviaedu, nagu ta ei arvatud neid vääriliseks säilitada. Ja siis sai jah neid lapitud, nagu saarlased ütlevad, neid munakivideid. Ja siis hiljem, ütleme, kui ta oli juba selline 60ndate lõpus ja natuke selle lõhutud tervisega,
siis avastati uuesti, et võiks neid munakive siia-sinna panna vanalinna, et seda ajaloolist ilmet veidi taastada ja selgus, et noored mehed ei oska enam seda tööd üldse. siis leiti oma vanaisa üles ja kutsuti sinna nagu brigadriks. aga noh, ta tuli sealt üsna rahatujuga tavaliselt õhtul tagasi, ütles, et ei, need noored mehed ei oska ikka ja ei viitsi tööd teha, ei saa sellest head nahka. aga jah, tänaseks vist neid juppe enam kui suurt alles ei ole. ega neid inimesi, neid mehi, kes oskaks seda paigaldada, seda sillutist, ega neid juurde pole tulnud ilmselt. karta võib jah. no vaatame siis, loodame kõige paremat, aga eks need suured vihmad näitavad siis ära selle praeguste meistrite oskuse. selle kaane peal mõistagi on Kuressaare linnus, noh loss ütleme siis võib-olla õigemasti öelda jah. ja see on ka. linnus on õigem. linnus on õigem jah. aga kus see loss siis on? loss on rahvasuus. okei, rahvasuus loss, õige, ütleme korrektselt öeldes linnus. jah, ajalooliselt ütlen, ma pean lihtsalt korrigeerima. ja sinnani ma tahtsin ka jõuda. see on samuti sinu elus üks väga tähtis koht ja ütleme perekondlikult on see seotud siiamaani vist. jah, nii on. jah, et nojah, see linnus seal on juba 14. sajandist saati seisab, nii et on ilmselt olnud paljudele põlvkondadele oluline. aga jah, mul on olnud siis võib-olla mõneti selline privileeg, et kuna mu isa on töötanud alates siis Saaremaale saabumisest, Tallinna poiss, aga peale ülikooli siis suunati või noh, tegelikult väikese omapoolse suunamise abil suunati Saaremaale, et tegelikult oleks ta muidu sinna Tallinna tööle sattunud. aga juba oli teada, et pruut on Saaremaalt ja vist oli juba esimene tütargi tulemas, minu vanem õde. ja siis nad eelistasid minna kolida Saaremaale ja see õnnestus. ja siis ta sattuski tööle sinna Kingissepa, ei, ma arvan, et Saaremaa muuseum oli siis tollal juba ilmselt see rajooni muuseumina, see õige nimi. ja see asub siis jah, seal linnuse kõrval. et muuseumi töötajate ruumid ja sealt saab siis ka see raamatu lugu alguse. ja sellest, kuidas su isa seisab seal, kuskil seal nõlva peal või seal müüride kõrval või midagi. jah, et kimub suitsu mõtlikult ja leiab oma esimesed sõbrad siis kohalikud tänu muusikale. et nad tulidki, see on nagu päris tõsilugu, et nad tulidki ligi, ütles, et me vaatame, et sa oled selline mees, kellele ilmselt meeldib niisugune muusika, et äkki hakkad kampa. no perekonna pärimus nii ütleb jah, et ma ei ole üle küsinud, elutee on kuidagi teinud sellise huvitava käänaku, et olen just omandamas oma uut kodu Kuressaares just ühelt sellelt raamatu alguse tegelaselt, kes oli tegelikult oluline muusik sealsamas 70-ndatel Eestis. et nüüd oleks tegelikult võimalus üle küsida, et kas ta mäletab ka täpselt seda nii, sest noh, nagu ma kujutan ette, et selle sarja raamatutega võib ikka seda juhtuda. ja minu omaga ilmselt ka, et kui see põhineb mälestustel, siis on alati võimalus, et mõni osapool mäletab seda sama asja natukene teistmoodi. no need, kes astusid siis ligi, olid Ants Rannal ja Viktor Niitsoo. Rand. Ants Rand. jah, Ants Rand ja Viktor Niitsoo ja juhtuski, et oli tegemist igati mõttekaaslastega, nii et kuigi võib-olla me peaks inimest tema välimuse järgi hindama, et siis antud juhul läks see nagu täkkesse ja õigeks. jah, et seda nagu, no ütleme ikkagi hipivaimu tollal oli, ma usun, et noh, Tartus liikus seda rohkem ja eks mu isa võttiski selle siit siis kaasa 60-ndate lõppu, 70-ndate alguse Tartust. ja neid lugusid on ka jube põnev kuulata. Nad andsid ju ka välja raamatu paar aastat tagasi oma ühikatoa ajaloost. julgen nüüd peast seda toanumbrit öelda, aga tuba number on selle raamatu nimi. Sealt saab täpsemalt selle kohta lugeda ja noh, naljakas küll, aga seda on võimalik transportida ka väiksematesse ja konservatiivsematesse linnadesse, et see on võib-olla ka üks selline, mu enda jaoks üks selline läbiv teema tegelikult siin raamatus, et kas on ja kui palju on võimalik mingit sellist mitte peavoolu suunda, ükskõik siis milles, olgu ta muusikas, mõtlemises, ma ei tea, poliitikas, väärtushinnangutes nagu ikkagi alal hoida ka keskustest eemal.
no sa oled seda ise ka viljeled, seda mitte peavoolu suuna nagu esile tõstmist või alalhoidmist sealsamas Kuressaares? Noh, ei oska nii öelda, mitte nii teadlikult võib-olla, noh, natukene asjad, millest võib-olla siin raamatus üldse juttu ei ole, et mingi Ladina-Ameerika kultuuri tutvustamine, see on isegi Eesti mõttes täielik nišš, mitte ainult väikelinnas. No jaa, aga ikkagi, kui me siia raamatu lõpuossa lähme, kus sa räägid tänasest päevast, kuidas siis täna on Kuressaares elada, mitte ainult nendest kaugetest lapsepõlvemälestustest, et siis on asju, mida noh, ütleme siis tõesti võib-olla sellised natuke kunstikalduvustega, rohkem kunstikalduvustega või boheemlikud inimesed, et nii nagu nemad elada tahavad, et selle võib-olla konservatiivses mõttes vaadatakse Kuressaares, noh mitte nüüd päris viltu, aga natukene ikkagi kõhklemalt. Ma arvan, et see nii on, ehkki seda natuke ka nagu võimatu kontrollida, sest mul on tunne, et see on hästi palju tunnetuse küsimus, eks ju, ja tunnete küsimus, et siis ma seal kirjeldasin näiteks paralleelklasse tüdruk Maria Faust, kes on imeline helilooja ja muusik, tänaseks ilma teinud, et isegi tema paar aastat tagasi, kui ta Kuressaares kontsert tegi, väga harva seal, kutsutakse väga harva, ka nagu tunnistas pärast, et oi, ma tegin natuke lühemalt ja jätsin ikka natukene siit välja neid avangardsemaid ja kartsin, et läheb liiga paljuks ja ütlesin, kuule, et võtta, noh, ma tean seda publikut siin, enamus inimesed on nagu tuttavad, et noh, ma arvan, et noh, poleks pidanud, et kõik oleks nagu väga tänulikud. Aga ikkagi see, noh, see, mis ma nimetasin natuke väikelinna kramp, et see mure, kusagilt see tuleb, et noh, et äkki keegi vaatab piltu või kõik ei ole selleks valmis, kui ma teen natuke teistmoodi. Ja noh, et kas see nüüd on nagu objektiivne reaalsus või see on see tunne, et seda on vahel nagu päris raske just seda piiri tõmmata. Aga samas jällegi noh, ajaloost juba vaadata, et sai nagu isegi raskemates tingimustes igasugu asju teha, eks ju, et nõukogude ajal tsensuuriga oli võimalik korraldada, ma ei tea, rock-festivali Saaremaal oli väga vägev festival paar suve või mingeid noh, ütleme siis 90-ndatel, kus oli jällegi teised piirangud, ütleme kapitalism oli juba kõvasti kohal, oli võimalik teha vägevaid alternatiivseid kunstibiennaale. Praegu on jälle niisugune tunne nagu ei saa, noh nagu mingid piirangud oleks nagu ei saa toetajaid, ei. Aga noh, võib-olla see on vahel jah, lihtsalt ka nagu jube raske on öelda, selle üle ma tegelikult raamatus nagu hirmus palju ei arutle ka, et selle üle võib nagu edasi mõelda, et kui palju on nendes nagu inimeste endi peas kinni ja kui palju on siis see kohavaim süüdi. Sinu perekonnast rääkides, siis sinu ema on saare naine, eks ole, sina õega olete saare naised kahekesi. Noh, vanaisa ka mõlemad ikkagi Saaremaalt pärit. Isa on nagu sisse tulnud, eks tema on nüüd siis noh, kuidagi, et täna sa vist seal kirjeldad ka, et kui sa viisid oma elukaaslase nii-öelda koju näha, et siis isa sai noh, nagu vanema, targema, juba saare ellu sisse elanud mehena teda ka kuidagi nagu õpetada või mingisuguseid soovitusi jagada. Jaa, nii oli. Et tema on ise nüüd nagu tunnistatud juba saare inimeseks ka. Vot, raske öelda. Jälle see levinud ütlus on ju nii, et peaks olema pool eluajast ära elanud enne kui siis saarlaseks lootust on saada. Ja isegi siis võib tulla ette mingid episood. Ütleme, kui kõik on hästi, siis ongi kõik hästi ja keegi hakkab midagi nina lõõruma. Aga võib-olla kui on mingisugune lahkarvamus kellelgi kusagil, siis võib küll lipsata ikkagi välja see, et noh, mis tema nendest asjadest teab, et mandri pealt, et noh, need ei teagi neid asju. Et see võib tulla isegi ka, kui 20 aastat on elatud. Kuidas on praegu, kas tuleb seda, kui sinu isast räägi, et mis ta on ikka kuskil mujal? Tema puhul mitte nii väga, sest noh, kuna ta on seal samas noh, tahaks ka öelda lossis, tegelikult siis jah, Linnuses või Saaremaa muuseumis nii pikalt töötanud, ise ta töötab ikka veel, ise nimetab ka, et ta on juba see museaal pigem. Noh, võib-olla ka üsna selline rekordit vääriv sooritus, et ta on tõesti töötanud praktiliselt täpselt samal ametikohal, ma arvan, et ta edutati üsna kiirelt seal esimeste aastate jooksul. Nüüd on olnud teadusala asedirektor noh, sealt 70 keskelt saati. Üsna samas kohas.
kuna ta on uurinud ka Saaremaa kodulugu, siis ma arvan, et noh, see on üks hea viis, kuidas nagu kohalike hinge pugeda, mitte et see on eesmärk olnud. Aga noh, tegelikult. Sa tunned huvi nagu selle elu vastu. Just ja nagu noh, tegelikult ikkagi panustad selle kohalikku ellu millegagi, mis kohalikke ka huvitab ja veel neile midagi nagu juurde annab. Et noh, seda ei pea nii nägema, et see on nüüd nagu mingi kohustuslik asi, mida peab tegema kuhugi kolides, et see on mingi retsept, et nüüd igaüks, kes tahab kuhugi kolida ja et tunda ennast täisväärtusliku selle linna või koha elanikuna peab seda nüüd tegema, aga tegelikult noh, kuna mul seal raamatu teises pooles on ju juttu ka teiste väljast tulnutega. Teadlikult kohe vestlesin seal pikemalt mõnede inimestega täitsa subjektiivsel valikul, kes on kolinud Saaremaale ja seal kuidagi sisse elanud ja nagu nende pilku, välispilku natukene teistada ja Kuressaare kohta saada ikka teistsuguseid hinnanguid. Ja noh, nemad ikkagi rõhutasid, võib-olla Margit Kõrvits kõige selgemalt ütles selle nagu välja, et see näiteks kohviku pidamine keset linna, et see oli tema jaoks nagu see pilet nagu saarlastele lähemale või kohvik on muidugi üks eriti hea asi selline, et sealt käivad inimesed läbi ja seal kuuleb igasugu kohalikke jutte, mis on paratamatult selline sisseelamiseks hea materjal. Kohalikku keelt saab õppida nii-öelda, seda murrakut. Aga jah, et just see, et kui sa midagi oled teinud, siis võib-olla kohalikud nagu vaatavad sind ka natuke nagu tunnustavalt, et nad ei ole nagu lihtsalt siin keegi tulnud. Ei ela niisama. Jah. Lihtsalt ilu pärast. Keelest rääkides, siis kuidas sinul selle saare keelega lood on? Ei oska ju ise kõrvalt öelda. Ma arvan, et ikkagi see mõjutab, kui isa on Tallinnast, siis selgelt see saare keel mul nii tugev ei ole, et on kõrvalt on öeldud, et kui me olemegi näiteks õega koos või mõne, ma ei tea, klassikaaslasega koos, ma ei tea, on pikem õhtu, käid saunas, jood ühe õlle ära. Ja no vot, ma juba ütlen kunstlikult, see ei olnud õige, see ei olnud Saaremaa öö on ikkagi midagi õõ ja öö vahepealset. Et seda nagu, jah, seda on raske niimoodi näidelda, kui ka kuskilt näitajad seda teevad, eks ju. Isegi kui nad on Saaremaa juurde, kes ei tule tavaliselt hästi välja, et see peab nagu ise tulema. Et seda saab kõrvalt nagu öelda. Aga oma klassikaaslaste pealt ma olen muide vaadanud, ma ei tea, ma ei ole rääkinud keelespetsialistidega, aga mul on jäänud kõrva, et vahel nagu poistel, meestel on see nagu tugevam olnud see saare öö, et kostab nagu paremini kõrva. Aga sellega on ilmselt ka natukene nii, et kui sa oled seal, et siis ta tuleb rohkem ja kui sa lähed mujale, et siis mitte ta ära kaoks, aga et räägid lihtsalt teistmoodi, räägid nii nagu teised. Just see peegliefekt natuke ka, et kellega sa parajastega räägid, et ma vaatan seda ka oma mehe puhul, et kellel ei ole mingit saare juuri. Aga kui ta seal ikkagi nagu naabrinaisega juttu räägib ja pikalt, kes on nagu sellise rahvaliku jutuga ja hakkab ise ka tulema juba see intonatsioon on seal ikka natukene selline teistmoodi laulvame üles alla ja kui tahad nagu niimoodi sisse elada, siis see hakkab tulema, peegeldab natuke oma vestluskaaslast. Kui natuke sinu lapsepõlvest rääkida, et sellel ajal oli terve Saaremaa ju niisugune suletum koht. Päris kinni ei olnud, aga igaüks sinna ikkagi ei pääsenud ka. Et kas seal üles kasvades oli kuidagi nagu tunda, et see selline eraldatus on? Ei olnud. Lapsena kindlasti nagu ei olnud. Et eks ma hiljem olen seda tõlgendanud, et selline tugev turvatunne, et see oli kindlasti olemas. Ja ratsionaalselt võttes ka, et kuna liikumisi oli vähe ja need olid üsna nagu kontrollitud, eks ju. Et kui mõni tõsisem kuritegu oleks juhtunud seal, siis oleks olnud ju võimalik teada saada, kes sel hetkel saarel viibisid, eks ju, lisaks Saaremaa elanikele, kui kõik olid registreeritud. Ja ilmselt tänu sellele kõik oligi nagu nii rahulik ja siis sellest tulenevalt ka, minule tundus küll see nagu lapsepõlveks nagu ideaalne koht, et see linna suurus oli paras ja selline, vanematel oli ka hea, lihtne, rahuliku südamega lapsi lasta üsna ruttu nagu vabadust anda, et ma arvan, et see oli ikkagi sellega seotud. Aga kuidas praegu on? Mis mõtlen laste kasvatamisse puutub näiteks? Eks see ole tegelikult üsna sarnane. Selles mõttes, et ma räägin endale vastu, et nüüd Saaremaa ei ole suletud, aga ikkagi see saareline olek omamoodi veidi selle suletuse ju ikkagi tekitab või mitte väga suletuse, aga ütleme, tegelikult on ju tänaseks samamoodi, et praamid võivad olla kui suured tahes, aga ikkagi
on 2 viisi pääseda Saaremaal, on lennuk ja laev, eks ju, et kui nagu hirmsasti vaja on, siis saab selle, eks ju, kellegi sealt üles otsida või noh, miks mitte ka kinni panna, see tundub täitsa absurdne mõte, tundus veel paar aastat tagasi ka, ütleme nüüd siin üle-eelmine kevad see Saaremaa ju korra kinni pandi, et noh, on küll võimalik. Ja sama, noh, tavaoludes ma arvan, see ikkagi jah, jällegi mõjutab küll, et noh, inimesed ikkagi ju suuresti teavad üksteist, teatakse, märgatakse, kus midagi on, noh, selliste lihtsate näideteni välja, et just kuulsin, no täna hommikul Tallinna kolleegidelt kuulsin, et kellelegi oli jälle läinud 3. jalgratas aasta jooksul peres varastatud, eks ju, lukustatud. Ja noh, enda näide on siis ikkagi selline, et tihtipeale tuleb otsida mööda linna seda ratast, et kuhu ma ta nüüd unustasin, keskplatsi serva, millisesse keskplatsi serva ta jäi 3 päeva tagasi, loomulikult mitte lukustatuna, et ise oled ainus enda vaenlane seal asjade kaotamise mõttes. Et unustad oma, noh, ma ei tea, rahakoti või telefoni või asja kuhugi? Neid näiteid ikka on jah, paljudel on jah, vestlesin seal raamatus on ka üks peatükk dialoogis Jaak Valgega ja tema tõi ka neid näiteid järjest jah, et on võimalik olla seal see hajameelne professor ja enamasti see ei saa karistatud. No Jaak Valge on ka vist üks selline, kes sulandub sisse või on sellel teel seal praegu? Selles mõttes, et ta ei ole saarlane ise. Jah, noh ta seal ka võrdleb, et on elanud mitmes kohas Eestis tegelikult, proovinud seda sulandumist, et noh, tegelikult ta ju ka tunnistas, et võib-olla Saaremaal on natukene raskem kui mõnes muus kohas või noh, selline, et ta tegi huvitavaid võrdlusi, aga noh, talle kiirelt ka lisas, et kui ka on midagi rasket, siis ta ei süüdista sellest kedagi peale iseenese, et ikkagi noh, siin ta muidugi tõusis jälle samm sinna noh, kas ütleme sotsioloogi või poliitiku poole, et tõi selle paralleeli, et noh, kui immigrandid ei integreeru, siis see on rohkem ikkagi alati immigrandi probleem, et nii võib öelda ka siseimmigrantide kohta. No rääkides tänasest Kuressaarest, et väga suur osa või ütleme, tähtsus on täna turistidel, sellepärast et Kuressaare on ikkagi linn, mida sõidetakse vaatama või vaatamisväärsust, ütleme siis nii. Noh, ütleme, kui sa sõidad Saaremaale üldiselt, siis sa ikka kindlasti üritad nagu Kuressaares ka ära käia. Et kuidas kuressaarlased sellega nagu toime saavad? Ühest küljest on ju igatepidi kasulik, kui need turistid tulevad, aga teisest küljest nendega ju käib kaasas igasuguseid asju, mis ei meeldi võib-olla. Rohkem natukene käramüra, üldse rohkem inimesi ja nii edasi. Jah, nii ta on. Ma ise olen ka üks neist, kes hoopis näiteks noh, ooperipäevade nädal on tavaliselt meil see tippaeg Kuressaares juuli lõpupoole, et mina sellele nädalale tavaliselt sobitan mõne sellise Lõuna-Eesti otsa just. Et ei ole kohal, aga loomulikult ma mõistan hästi, et kohalik turismisektor haarab siis võimalusest, siis kõik hinnad tõusevad ja püütakse endale siis talvevarusid teenida selle ajal, mis on ka igati aru saada. Noh, see sõltubki hästi palju sellest positsioonist, et kas olla selle turismisektoriga kuidagi ise lähemalt seotud või mitte. Aga see on üks teema, mille üle väga palju ei ole mõeldud, kui proovisin natuke seal tõstatada ka ühes peatükis seda teemat, et nagu tavalise elaniku jaoks, et inimene, kes elab mingisuguses kohas, mis on populaarne turismi mõttes, aga mitte aastaringselt. Noh, nagu Eestis tavaliselt see kliimaga on või noh, tegelikult üle maailma, ükskõik kus ma tõin ühe võrdluse isegi ühe Brasiilia rannikulinnaga, kus ma natuke aega elasin, et isegi seal võib see ilm päris palju kaasa mängida või kasvõi noh, puhkuste aeg, eks ju, millal iganes on riigis see aeg, kus kõik sõidavad kuhugi kuurorti. Et kuidas need kuurordi elanikud siis ise, kes näiteks, no ükskõik kas töötavad turismisektoris või mitte, ikkagi kuidas nad tunnevad ennast sellel kõrgajal ja madalajal, et need elud on nii mitmes aspektis nii erinevad. See ei ole ainult see, et kas raha tuleb sisse või ei tule sisse. Tegelikult see keskkond muutub nii totaalselt ja kuidas siis nagu keegi seda üle elab. Et noh, mõnedele väga sobib see, et on vahepeal selline vaik eluaeg, eks ju. No mis iganes, käsitöölse seisukohast teen talvel rahulikult, nii nagu meie esivanemad, eks ju, istusid talvel oma talutares ja valmistasid siis igasugu asju ja siis noh, suvel on see võimalus seda nagu turule viia, võib nii võtta.
aga jah, nagu mingite, ma ei tea, vaimse tervise teemade mõttes näiteks, et noh, lisaks sellele nagunii paljudele raskele, pimedale, pikale, külmale ajale, eks ju, on ju ka see, et kas sul on nagu tänavad rahvast täis, kultuuri täis, üritusi, kõik on kogu aeg nii selline ülev ja kiire ja sagimist täis või siis on hoopis teistsugune keskkond, et kuidas see kellelegi sobib, et see on ka nagu huvitavad teemad, mille mõelda. No jaa, aga ma usun, et täna enam sellist asja ei juhtu, et Kuressaare, noh, kuidas öelda, turistid Kuressaarest välja tõrjutaks, ütleme siis nii. Jaa, nii hullust ei ole. Inimesed, kes Saaremaal võib-olla väga tihti ei käi, kiidavad ikka seda saarlaste sõbralikkust. Kas see on midagi niisugust, mis üldiselt nagu laieneb kõikidele saarlastele ja Kuressaares on kuidagi teistmoodi või ei ole? Oi, ma ei oska vastata. Selleks on vist vaja välispilku. Ei usu, et see Kuressaares nii hirmus erinev oleks selles osas. Näen juba pearaputusi publikust ka. Teadlik publik, väga hea. Aga ütleme siin otsest sellist võrdlust vist ei ole sul toodud, et Kuressaare versus muu Saaremaa, sest... Selleks ootame raamatut Minu Saaremaa, mis olevat ka vist tulemas. Kuidas on? Kirjastuse omad noogutavad, et tuleb. Aga no sina natukene sellest peaksid ikka teadma ju, sellepärast, et on ju inimesi, kes hindavad Saaremaad, aga võib-olla, no ütleme, kui neil on seal ka suvekodu või midagi, et siis Kuressaarde nagu naljalt ei satu, et nad teavadki seda. No nad satuvad ikka, aga on muidugi palju inimesi, kes nagu võtavadki Kuressaaret selle nagu kaubajaamana, et minna oma suvekoju. Ja see ongi muidugi normaalne nagu, et eks me kõik või noh, paljud, kellel on kusagil suvekodu või mingi talu, millega oled kuidagi seotud, ükskõik kas elukohana või suvitamiskohana on ju, siis ikka see lähim suur asula oma võib-olla suurema poega muutub nagu oluliseks, et sellega tekib mingisugune side. Et ma arvan, et on palju inimesi, kes ka tõesti Kuressaarest võib-olla tuhisevad läbi või lähevad ainult selle serva ja poest võtavad oma need varud ja lähevad maale. Aga ma arvan, et Kuressaare nagu nii tavaline kaubajaam nagu ikkagi ka ei ole. Et on inimesi, kes tunnistavad, et nad alustasid Saaremaal käimist nii. Aga siis mingil hetkel need linnavõlud ikkagi ka hakkavad neid kutsuma niimoodi sireenidena. Ja märgatakse, mõnede inimeste puhul on näiteks see olnud, et kelle elu on seotud näiteks Tallinna või Tartuga, noh, ikkagi suurem hulk, eks ju, Tallinnaga, võib-olla Tartust minnakse, võib-olla mõnda lähemasse maa kohta. Ütleme näiteks siis, et Tallinna inimene, kes on soetanud endale suvekodu kuhugi Saaremaa serva, mingil hetkel hakkab nagu märkama, et ma ei pea üldse nii tihti seal Tallinnast käima, sest siin saare peal on ka üks linn täitsa olemas, kus ma saan suure osa nendest väärtustest kätte, mille pärast ma tegelikult varem seda linnaga sidet tahtsin. Et noh, näiteks sama kultuurielu, et noh, mis ma siin ütlesin, et nii kontrastne, et suvel kõik toimub, eks ju, talvel mitte, noh. Ega see tänaseks enam nii ei ole, et talvel see kultuurikalender on seal ka ikka nagu hirmus tihe. Et mõned, kes on arvanud, et nad tulevad niimoodi eremiidiks Saaremaale ja et noh, nende ahvatluste eest peitu, et süveneda millessegi sellist rahu ja vaikust vajavasse, siis järsku avastavad, et neil on ikka nagu iga nädalavahetuski vaja käia teates kontsertil ja nii edasi. Ja siis jah, see võib niipidi toimida, et see Tallinna side jääb nõrgemaks ja hakatakse linnana nägema ja nimetama võib-olla ka, et algul öeldi, et ma lähen käin nagu linnas ära, mõeldi Tallinnat ja siis nagu paar aastat oled juba Saaremaal olnud ja näed, kuidas nagu küla peal teised ütlevad, et linn tähendab ikka Kuressaaret, siis võib-olla endal lähevad ka juba need sõnade tähendused niipidi. Muidu kultuurielust rääkides, siis erinevatest kontserditest ja niisugust kohvikutest ja nii edasi on juttu päris hulgaliselt. Aga teatrist vähevõitu. Mina teatrihuvilisena olin pisut pettunud, ma mõtlesin, et sa sellest ka ikka kirjutad. Jaa, see on huvitav küsimus, jah. Ma ei ole seal vist küllalt palju käinud, pean tunnistama. Või noh, neid oma lavastusi ka, et ega neid seal ka nii hirmus tihti ei tule. Et noh, ja ma ei tundnud võib-olla siis jah, et ma oleks midagi nii originaalselt seal öelda, et siin peab ütlema. No iseenesest on see minu meelest täitsa fenomenaalne, et niisuguses, noh ütleme juba suuruse mõttes sellises linnas nagu Kuressaare on oma teater, repertuaari teater. Ja nad on tegelikult, nad on nagu jah, väga tublid ja nad on selle oma koha vist päris hästi ikkagi jah leidnud. Et tegelikult neid saarelisi ja merelisi ja natuke eraldatusega seotud teemasid
leitakse, aga mitte niimoodi, et siit peab nüüd olema, eks ju, toimuma tegevus, ma ei tea, saare peal selleks, et me võtaksime selle oma repertuaari, et päris nii ühene see seos ei ole, aga nad on küll jah, saartega seotud autoreid ja tegevust ikka hästi nagu võtnud endale repertuaari. Ma tunnen küll, et nad on nagu jah, ennast leidnud. Õnneks nad käivad seda mujal ka näitamas, et kui Kuressaarde ei jõua, siis teinekord võib isegi Tartus näha, mida siis saarega tehakse. Ma vaatan publikusse, et ei läheks mööda võimalust lasta ka publikul küsida midagi, kui on. Ei ole, kõik on nii huviga kuulavad, mis me räägime, see on tore. Üks asi, mis mind üllatas seda raamatut lugedes ja ma leidsin selle peatüki nüüd üles ka, on kinnisvara küsimus. Kui sa kirjutad siin sellest, et vanem põlvkond kaob ja suguvõsale läbi aegade kuulunud maja saarlane juba naljalt maha ei müü. Aga et võib-olla riputab kuulutluse mõnda portaali, aga siis taolise hinnaga, et ma saaks ikka oma lapsele Tallinnas selle eest maja osta. Ehk siis tegelikult salamisi lootes, et kes see hull niisuguse hinnaga ikka ostma hakkab. Aga ega siis samas need lapsed või lapselapsed kõik nagu ei tipu ka sinna kolima, eks ole. Et see on natukene nagu niisugune keerdküsimus ju. Jah. Kui suur probleem see siis tegelikult on, et kas võib karta, et hakkavad Kuressaares majad tühjaks jääma? Ei, vastupidi, ma näeks probleemi teisest otsast, et kusagil seisavad mingid tühjad majad ka, aga sellega seotult ei ole nagu saadaval neid maju ja korterit piisavalt, et raske on sinna tulla ja tegelikult isegi see kehtib nii elamise mõttes, kehtib tegelikult ka seal käimise mõttes. Et ütleme ka, et hotellikohad ka suvel kipuvad täis saama. Mul oma sõbrad ütlesid, sel aastal isegi veel koroona oludes, kusagil, ma ei tea, veebruaris, märtsis oli juba teada, et suveks on kõik majad juba nagu mereäärsed majad olid juba kõik kinni. Et pigem on nagu nõudmist on rohkem kui pakkumist. Ja need hinnad on ka sellised paljust tihtipeale nagu kättesaamatud. Et vahel on jah nagu kurb vaadata, et on tunne, et on näiteks, ütleme näiteks noori peres või noori spetsialiste, kes iganes, kes võiks nagu olla huvitatud kolimast, ütleme Saaremaa juurtega inimesed jube tihti, kui nendega pikemalt vestelda, siis jälle tunnistavad, et vähemalt mõte on läbi käinud, et tagasi tulla või mõni siis nagu poolt siis tõsiselt või mõni ikkagi tõsisemalt ja mõni siis tuleb ka, eks ju, tegelikult päris paljud tulevad ka viimastel aastatel, ma ütleks. Aga see võib jääda selle taha jah vahel, et raske on leida neid elukohti. Ja sellist kampaaniat ei ole, siin Väikesaared tegid küll, võib-olla teevad praegu igatahes mitte väga aktiivselt, et kutsuvadki peresid, et me anname teile elukoha ka ja tulge ja elage. Pole võtta. Pole võtta. Jah, ei, fantaseerinud oleme siin lihtsalt, ma ei tea, sõpradega ja võib-olla isegi kusagil mingi vallavalitsusega, kui oli mingi mõttekoda, mingi üritus, on need jutud nagu on olnud, et peaks nagu vaatama natuke, et äkki on ka kusagil, ma ei tea, on ka üksi elavaid vanainimesi, kes ma ei tea, vajaksid abi, kellel on võib-olla isegi mõnikord seal mitu maja oleks võimalik, ma ei tea, mingi noor pere kutsuda kuidagi sümbioosis elama. Mingid sellised variante peaks tegelikult võib-olla mõtlema. Praegu on ainult asi, mis on, üks projekt on pooleli, on üks sellise, kuidas nüüd öelda, kas nüüd sotsiaalkorter on nüüd valesena, ma võin eksida, aga ühesõnaga selline maja ehitamine käsil, kus on siis nagu korterid inimestele, kes tulevad siis võib-olla tööle mõneks ajaks pikemalt Kuressaarde on vaja kusagil olla. Et see siis vähemalt tehakse. Jah, võib-olla on sotsiaalmaja küll, et nendel kipub küll olema natukene see teine maik juures, aga nii võiks seda nimetada, jah. Sa nendest erinevatest linnaosadest räägid ka, et kui nagu siis linna päris nagu otseselt tutvustada ja üks tore linnaosa on vist ka kõige uuem linnaosa äkki või, see on nüüd Tuulteroos, üks uuemaid igatahes. Tuulteroos ise on ikka päris vana, aga Tuulteroosi serva on tulnud täitsa uus. Ma ei tea, kas Kotkapõe tänava see põhiline, et ma ei tea, kas ta selle järgi terve linnaosa nime on saanud. Kotka kortermajad. Jah, et mingi uus arendusega on sinna Tuulteroosi serva tulnud ja seal kõrval on siis kohe golfiväljak. Golfiväljakuga on selline lugu, et sinna arendati sellised väikesed elamud.
selle mõttega, et loodeti, et golf Saaremaal on nii prestiižne asi, et üle maailma siis varakad inimesed ostavad endale kohe kinnisvara golfiplatsi kõrvale ja lihtsalt lendavad sinna golfi mängima, ööbima. See oli muidugi üsna selline hull mõte, seda tegi üks olümpiasportlane ja võib-olla paar sellist õnnestust, siis paar sellist tehingut, aga enamasti need jäid siis nagu krunditeid ootele ja samas väga ilus koht, eks ju, linna servas ja samas looduses ja siis ühel hetkel otsustati natukese planeering ümber teha, et lubati suuremaid maju sinna ja nüüd on see küll üks süga arenev kant, jah, kuhu neid maju ehitatakse peredele, kohalikele ka. Et ütleme, selline kinnisvara arendus ikkagi uute majade näol, et linn ikkagi nagu laieneb. Jaa, no tegelikult ise tunnetan praegu, et on mingisugune väikest sorti selline buum käimas Kuressaares ka. Et mitmed vanalinnas mõned augud, mis olid, on nüüd täis saanud, ehitatud näiteks Meissneri villa on üks selline peenmaja kesklinna lähedal, põhimõtteliselt maketina taastati, nii nagu ta oli. Ja nüüd on kuulda veel ka Pargiservas mitmest endine lastekodumaja läheb kas renoveerimisele või tõesti ka lammutatakse, tehakse uuesti ja sinna kõrvale mingid auke ehitatakse täis. Ja praeguse jutud on jah sellised, et isegi hinnad on seal suurusjärgus ligi 3000 eurot ruut või midagi sellist, lähevad need korterid. Et jälle, see pole see, millest me rääkisime, et noored pered, kes tahaks tulla, eks ju, et see pole jälle nendele võib-olla alati sobilik hinnaklass, aga jah, mingi väike kinnisvara buum kuskil ühes sektoris toimub. Natukene on selles raamatus juttu ka, ütleme niisugusest kadunud Kuressaarest, ehk siis nendest majadest ja kohtadest, mis olid, aga mida enam ei ole. Need on sul muidugi peamiselt teiste mälestuste põhjal. Nõnda hääbumist oled ise ka näinud? No tegelikult see lapsepõlve osas on ju kõige rohkem juttu sellest pargist, tagapargist, mere äärest. Et seal ma tunnen küll, et on üht-teist nagu kaduma läinud ja see on ikkagi puhtalt enda mälestuste pealt, et lapsepõlvest on hästi selgelt meeles. Kas me peaksime kolima? Meil hakkas sadama. Publikus hakkas sadama. Meil on väga hästi. Kas kõlarit abil kuuleb vist sinna taha varju alla ka? Kui tahate varju kolida, siis tõsta siia alla, jah? Väike kolimine vahepeal soovijatele. Seal rääst all võib-olla on ka natuke kuivam koht. Selline huvitav distantsid tõstas. Müristas, järsku hakkas. Kas kõik on sättinud ennast nüüd mugavasti, jah? Kellel vihmavaline muu. Nii, sa rääkisid sellest pargist. Ma räägin vaikselt edasi ja siis saab kolida oma soovi järgi edasi ja tagasi. See meid ei sega sugugi. Eelmisel laupäeval tegin tegelikult väikese linnatuuri just natukese kadunud Kuressaare otsingutel. Meil kohalikud turismiarendajad mõtlesid välja hästi toreda formaadi. Igal laupäeva hommikul on lihtsalt tasuta linnaekskursioonid, sellised traditsioonilisemad giididega, ikka õppinud giididega. Ja siis pärast lõunati olid sellised ühekordsed tuurid kohalikega, siis mingisuguse teema poole kaldu ja siis kutsuti mind ka selle minu Kuressaare asjus ühte tuuri tegema. Ja siis tulid loomulikult, eeldad ikkagi, et lähed tuuri tegema, arvad, et on turistid, vähemalt siis Eesti mõistes, eks ju, tulnud kuskilt mandrilt, aga tegelikult tulid saarlased peamiselt valdavalt. Ja siis see läkski selliseks toredaks nostalgitsemiseks natuke. Me käisimegi läbi need selle sama tagapargi ja mere ääre, millest mul oli nagu kõige rohkem juttu on selles lapsepõlve osas. Et seal on tegelikult tõesti hästi radikaalsed muutused. Et natukene kummaline on isegi nagu meenutada seda, kui erinev see tegelikult kohad, millest me räägime, kes võib-olla ei ole Kuressaarega nii kodus. Need on kesklinnast vähem kui 2 kilomeetri kaugusel. Ongi sealt samast lossi juurest, lossihoovist läbi, sealt taga ongi mere äär ja see linnarand kohe. Ja kõik, mis jääb sealt siis natukene veel, ütleme, kui niimoodi mõelda, lossihoovist läbi mereni ja siis nagu paremale keerata, kellel see Kuressaare kuidagi peas on. Et kõik see kant seal, et kõigest 90-ndatel ehk 25 aastat tagasi oli see koht ikka täiesti tundmatu praegusega võrreldes.
et ütleme, selline merepiir ei olnud põhimõtteliselt üldse selge ja defineeritud, vaid oli selline roostikuga lodumaa. Ja see on hästi metsik ja roheline. Ja noh, kui ma selle raamatu jaoks otsisin fotosid, mis seal fotoblokis näha on, käisin muuseumi arhiivis ja mulle suureks üllatuseks ma järsku avastasin, et fotod 30ndatest aastatest, 1930ndatest sarnanesid päris palju minu mälestustega, ma ei ole nii vana, sarnanesid minu mälestustega 80ndatest. Palju rohkem kui praegune pilt. Et ütleme, see rohelusse mattunud ja natukene metsik tagapark, mida sealt ka üks selline kõrgelt kuskilt tornist tehtud fotodroone siis veel ei olnud 80ndatest ja kõige alguses vist mul paningi ühe 30ndatest foto ka sellest mere äärest. Et selline tegelikult nägigi välja 80ndatel, isegi veel 90ndatel. Ja siis alles sel aastal 90ndate lõpus tehti see teadlik otsus, et olgu, oleme siin saare peal, et peaks vist hakkama turismipinnaks äkki. Ja leiti siis see toetusraha kusagilt Euroopa fondist, Faare fondist ja hakati siis teadlikult arendama just seda kanti, seda mereäärt, sest enne oli see mereäär olnud ikkagi linna tagumine selline väga mitteprestiižne kant. See oli ikkagi selline tagaserv, kuhu mul see oli ema mälestused lapsepõlvest, et sinna õhtul pimedas üksi nagu oli natuke see kõhe minna, et pidi nagu paluma kellelgi sind koju saadaks, seal olid asfalteeritud need tänavad viimases otsas kusagil 90ndate alles ja see valgus ei olnud päris see ja see, et mere äärde elama, see ei olnud absoluutselt moonekas asi nii 80-90ndatel veel. Tahaksin pühendada väikese lõigu ka sellele, mis on võib-olla ka natukene niisugune Kuressaare fenomen ja need on nimelt spaad. Sa nendest kirjutad ikka päris mitu ühe peatükki ikka kirjutad nendest. Ehk siis, kes on kunagi käinud Kuressaares, see teab, et seal neid spaasid ikka on. On 7 tükki. Sellest on tulnud lausa süke hüüdnimi Spaaremaa. Jah, et seesama, millest ma räägin, see teadlik arendamine seal hakkas ja tehti selline selge piir, et kust algab meri ja põhimõtteliselt loodi liivarand, et ega see pole päris naturaalne asi seal Kuressaare servas, et seda ikka täideti seda lahte ja siis hakatigi neid spa-hotelle sinna ka tekitama, et aastal 2000 tuli siis esimene, sai nimeks Meri ja kohe 2 aastat hiljem järgmine, Rüütli, tuli selline nagu presidentide sari, tundus, et tuleb. Aga edasi siis teised nimed, et 3 tükki on siis reas seal mere ääres ja 3 tükki kesklinnas niimoodi keskplatsist 100 meetrit igas suunas. Ja siis 7 on siis hoopis natukene eemal, haigla taga ütleme, see on siis nagu see ainus vanem, mis juba tegelikult tegutses nõukogude ajal sanatooriumina. Ja et ütleme see kuurordi identiteet, sellest ma proovin ka seal natuke kirjutada ja arutada, et üritatakse selle suure mudamajandusega, algas mudast, aga pärast läks lihtsalt, eks ju, nagu nad spaad tänapäeval on, et kes ja kui palju seal neid mudateenuseid võtab, eks ju, rohkem on ikkagi puhkamine, ujumine, niisama olemine, et tegelikult see kuurordi värk huvitaval kombel elas isegi nõukogude aja üle, et ka 70-80ndatel käidi Saaremaa sanatooriumis. Seal oli siis, sel ajal oli just nagu seda mudaga mökkerdamist rohkem? Siis oli rohkem, aga tegelikult selles samas ajaloolises, või kõige vanemas vist praegu nendest, mis lahti on, seal on tänaseni võimalik muda võimalik isegi kaasa osta. Tegelikult seda ma sain teada raamatu kirjutamise käigus selles, et ma küsisin üle, et teist võib minna oma ämbriga kas või endale seda ravimuda hankida. Aga sina oled vähemalt küll see, kes ka kuressaarlasena spa-teenuseid ikka kasutab, et ei ole, et kohalikud kuna käivad ainult mererannas ja topivad need jalad sinna naturaalsesse mudasse, ütleme siis, või seal, kus ta on? Suvel ikka rannas, et suvel on mul ka võõristav, või kui vähegi suve on, nagu näiteks sel aastal on küll võõristav vaadata neid täisbasseine seal. Tahaks natuke nagu minna ja kutsuda, et vaadake ainult 200 meetrit eemal, eks see päris värk. Aga talvel jah, minu arvates nad aitavad hirmus hästi ikka seda üle elada seda pimedat ja niisket aega ja ikkagi see saun, eks ju, et see saun ja Saaremaa ju käivad kokku nagu niimoodi orgaaniliselt mõttes kogu aeg, eks ju.
ja mõnes mõttes noh, spa on lihtsalt selle nagu moodsam väljendus, eks ju, et on need kodusaunad alles. Noh, see on ka ikka tõsi, et laupäeva õhtul, noh, Kuressaare on piisavalt suur linn, et seal ikkagi elu jääb terveks laupäevaks ikkagi püsti, aga ütleme mõned väiksemad Saaremaa kohad, kui välja, noh, korra hüpata linnast välja, seal võib küll nii olla, et laupäeval õhtul on ikkagi kõik saunas. Külatänaval enam kedagi näha ei ole. Igaüks on oma saunas. Ja pigem jah, eks ju, noh, perekondade kaupa või sõprade juures. Aga jah, Kuressaares siis mõneti kohati lihtsalt spa nagu võib ka seda asendada kohaliku jaoks, kui küll ei ole seda kodus või kodutalu. Aga ma mõtlen, et seal on ikkagi see, ütleme, spaas ka, et noh, kuigi need spaad kipuvad nagu meil olema noh, natukene nagu ühte nägu kõik, eks ole, et siis seal on ikkagi mingisugune niisugune kohalik eripära, et noh, kas või noh, ma ei kujuta ette, seebid ja šampoonid on sellised, et sa saad aru, et ahah, ma olen nüüd Saaremaal või Kuressaares või umbes nii. Seda ma ei tea, see mind praegu üllatas. Võib-olla ka, aga eks nad ise üritavad ka endale leida mingeid selliseid erisusi ja jah, eks ma võib-olla kirjutades ise ka avastasin jällegi endale üllatuseks, et tõesti nagu nad tundusid oluline osa ja isegi võin öelda, et Lõuna-Eestist pärit toimetaja ühel hetkel ütles, et kuule, et noh, mulle pisut võib-olla reklaamiks või et kas see nagu on nii tähtis ja mõtlesin järele, ei ikkagi noh, nagu minu enda jaoks, näiteks minu Kuressaares talvel nad ikka on jah olulised, et lisaks tegelikult sellele ujumise ja sauna teemale, et on ka mõni neist on kohati ka selline, proovib seda kultuuriliini hoida, et on näiteks Aarensburgi nimeline, kellel on alati noh, head kontserdid, proovivad ka läbi talve hoida ja nad on selles mõttes ka veidi sellised saarekesed. Üks persoon, kellest tuleb kindlasti Kuressaare kontekstist rääkida, on Viktor Kingissepp ja temast on siin ka täitsa, ütleme seal alguse poole on temast ikka täitsa juttu ja mina lugesin küll üllatusena, et Viktor Kingissepa kuju pandi linna püsti alles 89. aastal. Muuseum ikka oli nagu varem tegutses juba vist, jah? Ja, siis pandi muuseum kinni ja kuju üles. See oli naljakas lugu jah, et tegelikult ma olen nüüd testinud seda, mis ma sai kirjutan seal raamatus natukene nagu nüüd saarlaste pealt, võib-olla ka veidi vanemateks paremini mäletavad, et kas mu see hüpotees on õige, et mulle tundub, et see Kingissepa nimi oli seal ikkagi täiesti mittesisuline selles mõttes, et kuigi Viktor Kingissepp tõesti sündis siis nagu praeguses Kuressaare linnas ja noh, nagu ma seal kirjutan, ma lapsena üks hetk avastasin, et ma siis elan Kingissepa rajoonis, Kingissepa linnas, juhuslikult Kingissepa tänaval, mitte nii väga juhuslikult, sest ma elasin selles majas praktiliselt, kui see uue majas oli siis revolutsionääri lapsepõlve kodu. Ja käisin Viktor Kingissepa nimelises esimesest keskkoolis, et kõigest sellest hoolimata isegi nõukogude ajal sellel ei olnud nagu mitte mingisugust sisu, et isegi koolis ei räägitud meile mitte midagi temast rohkem, kui noh, korra tuleb kuskilt ajaloo sellest programmist käib läbi, et ikkagi nagu, ma ei tea, noore Lenini mingeid luuletusi kuulasime või ma ei tea, lasteaias mäletan mingit imelikku lindistust väideti, et see on tema. Aga sellest Kingisseppast ei olnud üldse juttu, et noh, ma isegi natuke imestan, sest kui ta näiteks seal samas koolis käis, kus mina käisin, organiseeris mingeid põrandaaluseid liikumisi juba koolipoisina ja mingi suure streigi näiteks, et kool oli kinni mitu nädalat. Et ma praegu mõtleks, et see on ju küll üks põnev nüanss, mis paneks nagu õpilased kuulama. Ma mõtlen isegi praegu riigikorra ja ideoloogia ajal oleks ju huvitav sellest kuulda. Aga seda nagu üldse ei olnud, et kogu see noh, Pakasuhha käis ja see Kingissepa majamuuseum, mille kõrval ma siis elasin, see oli selline kohustuslik punkt, kuhu pidi tooma kõrgeid külalisi, vähemalt ametlikke rajooni külalisi sinna tooma, sellest mu isa mulle rääkis. Aga noh, tegelikult need külalised ise ka kibelsid sealt ruttu edasi, sest see oli noh, iga mingi majamuuseum tavaliselt ju väga põnevaks ja seal ikka tegelikult taheti ka lossi minna. Et see oli ju nagu kõrgustel kutsuvad seal kõrval. Kahjuta lossis ei ole. Oli tegelikult äge. Aga mis seal praegu on selles majamuuseumis? Seal on võimalik ööbida ja üleüldse enam ei viidata minu arust sellele ajaloole. Tehti alguses... Pole isegi silti enam väljas või midagi?
vaatama, tänaval küll ei ole, ta on natuke tänavalt eemal, ma loodan, et see ukse peal kuskil ikka on. Aga jah, et see kuju pandi alles, see oli põnev lugu, et see kuju alles 89 üles pandi. Sellega oli see lugu, et see oli revolutsionääri 100 aastapäev, sünniaastapäev. Ja kui meil on juba linn, mis kannab Kingissepa nime, kus ta on sündinud, eks ju, siis 100. sünniaastapäevaks loomulikult tuli teha monument, see oli ammu planeeritud, aga kuidagi ei olnud varem valmis saanud. Ja tuli teha monument ja veel üldse linna natukene nagu piduehtesse, eks ju, panna nii tähtsal puhul, et tegelikult siiski veel Moskvast eraldati päris korralikud summad Kingissepa linnale selleks ajaks. Ja tänu sellele me saime pargi korda, siis seesama tagapargi metsikust hakati siis juba natukene vähendama seal 80 teisel poolel. Uued tulukesed sinna parki ja tänavasüsteemi, no ma täpselt ei mäleta, ma olin siis 10-aastane, aga ikkagi hästi palju tehti, ütleme nagu see keskplatsi renoveerimine, mis nüüd paar aastat tagasi oli, see on nagu järgmine võib-olla sama suur linna avaliku ruumi renoveerimine, mis sellele toimus. Et see oli nagu päris tore, et me saime selle nagu kätte täpselt õigel hetkel. Ja just siis hakkas nagu kõik see riigikord, eks ju, meil muutuma, meelsus oli juba ammu muutunud, aga nagu uued asjad olid juba õhus, loomulikult kõik juba nagu tunnetasid seda muutust, aga rahulikult loomulikult need tööd tehti lõpuni. Ja siis, kui see kuju siis püsti sai, esiteks ta nimetati kohe Mikkiveriks rahvasuus, sest ta oli sarnanes nagu väliselt Mikkiveriga üsnagi. Ja siis üsna varsti ilmusid siis ühel öösel sinna ette need kalossid suure sildiga, et Viktor hakka astuma. Ja kuigi see politsei peakorter, miilitsa peakorter tollal on 50 meetrit eemal teisel pool tänavat. Ja ei oleks ta ilmselt raske olnud välja uurida, kes see oli. Tollane üks miilitsa juht oli meil Kalle Laanet. Näiteks ei hakanud keegi enam seda uurimist läbi viima, sest oli juba nagu selge, et küll ta varsti hakkab astuma. Ja varsti hakkas ka astuma. Just. Ja sellest on ka päris, kuna ma nüüd seal fotoarhiivis käisin, nägin, et päris vahva nagu fotoreportaaž on sellest tegelikult olemas. Üks pilt sai sinna raamatusse ka sellest äraviimisest. Jah, siin on pilt, kus tal on juba nii-öelda nagu vitsad peal või vitsad ümber. See oli nagu kujunes selliseks üldrahvalikuks sündmuseks, ega seda kusagil ei kuulutatud, aga nagu ikka väikses kohas kõik teavad, kui midagi toimub linnas. Olin ise ka lapsena seal kohal ja vaatasin. Sellega on üks huvitav nüanss. Türi lähedale, õigemini nüüd ta vist käib linna sisse juba, vist oli nagu Türi külje all, kus mina koolis käisin. Sinna püstitati siis pronkssõdur ehk Aljoša ega pronkssõdur või siis langenud sõduri mälestusmärk siis sellise sõduri kujuga veel 90. aastal. Ja see seisab seal siiamaani. Sinna pannakse lillekesi ja ühesõnaga ei ole see kuju seal kedagi häirinud, aga ta on ka ütleme natukene sellises kõrvalises kohas. Ma arvan, et kui ta keset linna oleks, et siis ta võib-olla oleks ka ära korjatud seal. Aga nii nende asjadega on. Nii, aga vaadates kella, siis ma vaatan veel kord publiku poole, et kui on küsimusi tekkinud, siis on viimane aeg nende ära küsimiseks. Tagant oleks tule liigata midagi. Või täist? Vist mitte. Ma küsin siis lõpetuseks seda, et küllap kumu sellest, et sa seda raamatut kirjutad ka linna peal ikkagi liiklus, väike linn. Mis sellest arvati ja mis sellest siis arvati, kui raamat valmis on? Ega ma seda ei tea, mis siis arvati, kui ma kirjutasin. Nii palju tean, et ehk ma hakkasin mingeid selliseid tundlikumaid teemasid, mis ma ise arvasin, et võiks olla tundlikumaid teemasid. Eks ma neid hakkasin testima vähehaaval ikkagi mõne sõbra peal või mõne objekti peal, kellest juttu tuli, et loomulikult ma ei tahtnud kellestki niimoodi kirjutada, et see nagu häiriks liialt või fakte kontrollida oli vaja. Et siis ma sain aru selle protsessi käigus, et kõige tundlikumaks teemaks osutus kool. Ma ei teagi, mind ennast võib-olla siis ikkagi üllatas, et mõned klassikaaslased lugesid neid koolimälestusi ja olid ikkagi üsna niimoodi raputatud. Pole ju midagi väga ränka seal, ütleme päriselt oli palju hullem. aga ikkagi tuleb välja, et võib vist arvata, et meist enamikel, kes on siin üle, ma ei tea, mingi 35, kes mäletab võib-olla natuke mingit nõukaaegset kooli ka, on tegelikult selliseid mälestus, kes tahab neid nimetada traumaatilisteks või mitte või kes seda kuidas tunnetas, aga ikkagi on midagi sellist. Ikka oli mõni õpetaja, kes käitus kuidagi nii, et kui seda lihtsalt ja objektiivselt praegu kirja panna, siis on lugedes praegu imelik.
noh, nii on. Ja siis võib-olla need arutelud natuke selle üle, et kas siis nagu tasuks sellest kirjutada või mitte. Et need tulid üllatavalt tugevalt üles ja noh, vaikselt ma olen siin kuulnud, et võib-olla praegu seal koolis, seesama kool, kus ma käisin, eks ju, mis on jätkuvalt oluline kool linnas ja Saaremaal, et ka need õpetajad nagu praegu ka natuke selle üle nagu arutavad. Et noh, mul endal ei ole nagu mingit... Selle üle, mida sa raamatus kirjutasid. Ja ka selle üle, et kas on eetiline kirjutada, et isegi kui ma kirjutan mõnest õpetajast seal hüüdnimega, et jällegi võib-olla säästa. Kirjeldan lihtsalt asju, mis näiteks toimusid klassiruumis, noh, keegi pandi kappi kinni, et ta selle valemi seal ikka välja mõtleks või matemaatika või noh, isegi traksi pidi löödi naelaga laua külge naljana, aga jällegi, kus praegu oleks, mis siis vanemad teeksid, kuhu helistaks. Et ma ei tea, mus endas küll mitte mingisugust kahtlust ei ole, et kui on selliseid asju tehtud, siis loomulikult võib nendest kirjutada. Võib-olla, et isegi peaks. Võib-olla peaks isegi mõtlema, et miks nii hilja, et äkki oleks tegelikult peaks nagu kiiremini ja peaks rohkem, et lihtsalt võib-olla jah, mõni klassikaaslane või mis iganes koolikaaslane, kes luges ja noh, tundis midagi sellist ebamugavust seoses sellega, et võib-olla midagi kerkis meelde, mis koolipõlves, eks ju, toimus. Et noh, mis siis ikka, et see on kõik nagu elu ja ma arvan, et ikka võiks kirjutada. Mul on väga hea meel, et see raamat kirjutatud sai. Kuressaare on linnana minu jaoks olnud isiklikult huvitav. Ma loodan, et ma saan sinna veel minna. Ja mul on väga hea meel, et see minu Eesti teema ka selles sarjas on. Neid kohti, mida meil avastada on ikka väga palju. Aitäh, et sa tulid, et sa selle raamatu kirjutasid kõigepealt ja siis tulid ka tutvustama. Ma loodan, et sul see töö veel kestab, et tuleb seda teha. Kuressaares oled juba tutvustanud? Ja, Kuressaares oli väga tore. Selles mõttes, et ja, inimesed arvasid palju, eks ju, juurde, sest ikka need teemadega on seosed ja nii, et võib-olla jah, see mandri peal veel tutvustamine seisab rohkem ees. Loodame, et seisab, aga aitäh! Täname autorit, raamatu saate autoriga, et küsida, mis teil seda on tõesti tore, et meil on selline huvitav sari, see minu, kus ette saab kirjutada teatud kohal pikemalt või lühemalt elanud inimene. Et see on minu linn või minu asula. Ja nüüd on Mele Pesti meile Kuressaarest andnud põneva ja huvitava raamatu. Etnoloogina ma olen Saaremaad tohutult kordi väisanud ja tegelenud käsitöömeistrite uurimisega. Selle tõttu nii ma seda piirkonda tunnen nii või teisiti. Ja peale selle oli mul saatus mängib mulle ette ka, et ma sain kalurite elus. Moskva professor tuli oma üliõpilastega 2 nädalat olin ma nende tõlgina, vahendaja ja saatja ja ma sain ka kalurite elust väga hea ülevaate. Uku käsitöömeistrid ja kõik need. Kuressaare on ju väga võluv linn, seal on see vana arhitektuuri säilinud ja seda on hästi renoveeritud. Ma tundsin hästi omal ajal Liliana Hanskarit, kes oli linna arhitekt ja olen temaga palju vestelnud ja isegi pika autosõidu Kuressaares muusse teinud koos, ta on nüüd Tallinnas professor. Ja selle tõttu Kuressaare oma lossiga juba on maailmakaardile nime jätnud. See on nii hästi korda tehtud ja Mele isa on nii teadlik selle lossi hool eest ja see on suurepärane, et Kuressaare meil ja see arhitekt Kaan, kes lapsepõlves ka Kuressaarest sai alguse, temale sai see Kuressaare lossi kontuurid, need
andsid talle kogu aeg, andsid tema arhitektuurimeelele, andsid uut ja uut inspiratsiooni. Kuressaarest ma kunstnikke tean ka, ta on veel elus, on Tartu kunstikooli, kus ma olin tegev, Ants Vares ja temal oli seal pargi serval oli tal disainikoda ja seal oli, ma käisin Kuressaares alati tema juures ja mäletan selgelt, kui tuli tagasi sealt Vilsandilt tuli meie kunstnik, keda see Ird väga maha tegi ja ta läks hoopis kirjandusalale üle. Tema maalid tulid kohe sinna Maalija Varese sinna galeriisse ja ma nägin seal kohe Vilsandi neid kauneid maheda ja toonilisi maale. Siis Kuressaares on veel ka kiriku elu väga huvitav, see Laurentiuse kirik, see vana kirik on nii omapärane, teda ma jälgin Saaremaa lehti, loen pidevalt ülikooli raamatukogus hommikuti ja sealt ma saan neid materjale, millised kunstinäitusi uusi seal on ja millised. Ja Saaremaa kirjanduselu, see on ju võrratu. Need suurkirjanikud, August Mälgu, need võluvad rannaromaanid, siis Aadu Ing, suurkirjanik ja seal on neid teisi vahepeal olnud ka väga palju, see Atson ja Helene Ranna ja keda ma olen saanud ka ise lugeda ja tutvuda ja Aira Kaal muidugi omapärane, tema on natuke vastuoluline isik, kui ta tuli sealt Tagalast tagasi, ta kritiseeris väga palju neid kohalikke, aga temast nüüd Epp Alatalu kirjutas hiljuti, et tema elust need kodunurga laastud on lummavad. Temal oli ka looduse tunnetus, ma käisin tal oli oma salong siin Tähtveres ja seal käisid tema need vennapojad, need, kes kuulus loomaaia direktor Kaal ja neid ma õppisin seal tundma kirjanikud, Eilart muidugi ja Aira Kaal on oma raamatutes ka seda looduse elu väga hästi on tabanud ja selle tõttu nii Peegel, kes oli ühtlasi keeleteadlane ja kirjanik ka ja nii, et Saaremaa on väga rikas ja väga omapärane maa, mis kõigile peaks pakkuma huvi. Ja teie töö näitab juba seda, et te olete tänapäeva loomeinimeste elud, seda ma ei tunne nii hästi, aga te olete selle seltskonna, kuidas see praeguselt eksisteerib, see seltskonnaelu. Ja see oli huvitav, oli väga lugeda oli, nii et selles suhtes tuleb teid kiita ja teile edu soovida edaspidiseks. Teie elust ju seal Ladina-Ameerikas, ma neid raamatuid olen ka lugenud ja teie portugali keele oskus. Minul oli portugali keelega, Moskvas oli kokkupuude, kui oli suur Brasiilia näitus avati Moskvas. Ja ma olin sellel ajal, saatus tahtis, et ma näen ja see oli nii lummal, see Brasiilia jäi see nende kohv. See oli seal keskpargis ja siis, kui sisse minna kohe kahelt poolt olid need kohviautomaadid, kõik töötasid. Milline kohvilõhn, mul on see nii meelde jäänud. Teraselt, siis tulid need nahad tulid. Meil on ju loomakasvatus väga palju ja mööbel nahast ja kõik. Ja siis oli seal üles ehitatud see Brasiilia nii,
et lennukiga maanduda Rio de Janeirosse ja siis ja ma olin lugenud selle Niemeyeri uuest pealinnast nii palju ja siis ma muidugi kasutasin võimalust, läksin selle juhataja juurde ka, direktor, kes oli ja tema oli väga huvitav, meil siis isa prantslane ja ema brasiillane. Ja siis tema võttis mind väga hästi vastu, ma sain sealt neid tekstiiliproovisid oma tekstiilikunstnikele siia kaasa tuua. Nii et selles suhtes ma Brasiilia õhtuga korraldama. Ja teie tegemistega olen ka selle Brasiiliaga tuttav. Soovin teile edu ja edaspidiseid saavutusi. Suur tänu.